kui sina oleksid iseendaga suhtes, sul oleks selline partner, kas oleksid õnnelik? See on 100% Sest et nagu kui sul on see, et ei tahaks, siis need on need punktid, kus hakka iseendaga toimetama ja muutma asju. Täpselt. Do some changes in your life, in your mind and in your soul. Ja mommies have spoken. Jep. Hello, welcome! Mina olen Helis. Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Mommy's podcast. Tere tulemast tagasi! Nagu alati, likeige, subscribeige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis Your Spiritual Mommy's podcast ja kuulake meid ka Spotify'st ja pange meile 5 tärni, et me jõuaksime inimesteni, kes meid veel ei ole leidnud. Nii, ja ennem kui me suundusime siis tänase teema juurde, disclaimer! Disclaimer. Your Spiritual Mommy's podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Nii, tänaseks teemaks on meil loogika, ratsionaalsus, ära hoia kinni, vabasta. Ja haiguste hingelised põhjused. Täpselt. Väga huvitav teema, on ja? Põhimõtteliselt 4 teevad kokku pandud. See on põhimõtteliselt 4 teemat kokku pandud, ja? Ja siit Patreon. Meil on Patreon. Ja. Kallikese. Ja, meil on liituge meie Patreon. hõimuga level 1. Ja. Level 1. On tulemas ka muid leveleid, aga sina läheb veel natuke aega. Ja jällegi, nagu YouTube'i kanalil on disclaimer, on ka Patreonil täpselt sama disclaimer, need on meie uskumised, tõekspidamised, läbielamised, absoluutselt kõik. Absoluutselt. Nii, aga jätkame. Alustame siis. Loogika toimub peas. Ratsionaalsus nõuab ka egokontrolli, emotsioonide märkamist, ausust iseenda suhtes. Sest inimene võib loogikaga kaitsta oma traumasid, uhkust, identiteeti, hirme ja siis loogika enam ei teeni tõde. Vaid ta teenib ego. Jep, täpselt. Nii, et siit ka minge vaadake meie ego episoodi. Kes on ego, mis on ego, kuidas ego üldse tekib, kas ta on meil juba sellest saadik, kui me sündisime või on see tekkinud läbi traumade ja muude asjade. Kui seda episoodi veel vaadanud ei ole, siis soovitan soojalt. Jah, sest et mis me alati oleme öelnud, et kui sa üksuspool, kas sa, ma ei tea, leiad meid praegu, sa leidsid meid siin alles hiljuti, vaadake algusest peale, sest et kõik meie episoodid on ikkagi läbi mõeldud, et ta läheb nagu samm edasi. Et ka see ego ja kõik see traumad ja triggerid, et meil on need videod juba seal selja taga kuskil olemas. Ja, kuskil. Et vaadake kõik ära ja siis te saate nagu paremini aru. Inimene arvab, et ta mõtleb ise, aga suure osa ajast mõtlevad temas hirm, ego, trauma, vajadus kuuluda ja identiteet. Tõsi tegelikult. Eriti, selle koha pealt tegelikult hirm on päris ju, et me teeme päris palju asju läbi hirmu või me kardame ennem, kui me oleme juba teinud üldse midagi. Ja samas on ka see, et sa ei teegi mingisuguseid muudatusi, asju, see on see mugavustsoon, me oleme ka mingis episoodis rääkinud mugavustsoonist, et sa ei muuda enda elus mitte midagi, sest sa oled harjunud, sul on turvaline olla selles suhtes, olla selles töökohas, olla selles sõprusringkonnas, kus sa juba tunned, et nagu enam ei kliki. Aga sa jääd ikkagi edasi, sest et sa kardad seda, et mis juhtub siis, kui sa lihtsalt eemaldud või kui sa ütled ausalt, et teate, ma ei tunne seda connectionit enam, sa kardad seda backlashi, mis sealt võib tulla, et samamoodi suhetes, perekondlikes suhetes, kõikides asjades, ja muidugi ego, eks ju,
I mean, Ego on päris korralik. Ego on korralik. Paneme siia selle pildi, et paneme Ego pagassi. Et see on see, mis see kuulumistunne on ka tegelikult väga noortel eriti kusjuures. Noortel ma mõtlen ise ka, et kunagi, kui ma nagu noorem olin, kas mingi tiinekas 20-ndates, siis et sa nagu sa tahad kuuluda mingis seltskonda nii frickan väga lihtsalt, et ma ei tea, sa ehitad suuga mingid suured linnad ja mis iganes asjad nagu. Sa teed nagu asju, mida sa muidu ei tee. Täpselt. Ma mäletan seda, et kui ma olen maakohast selles mõttes pärit, ma käisin väikses küla põhikoolis ja meil olid sellised asjad, nagu olid need klassiõhtud alati. Ja siis, kui olid klassiõhtud, siis keegi, ma isegi ei tea, kes oli siis pannud tüdrukute ja poiste WC-s oli siis WC taha ära peitnud need džinnid, on ju. Ei ole kange alkohol. Täitsa tavaline, mingi, mis oli need traditsioonilise. Jaa, täpselt. See traditsiooniline džinn, vaata, selles suures. See balloonis, okei. Need, on ju. See oli alati niimoodi, et seal mingi mitmekesi, et me oleme vetsu, vaata, okei. Jood seal, on ju, saad aru, et tegelikult nagu ei taha vaata juua. Minul on alati alkohol olnud nagu, et alkohol ei ole olnud väga minu teema. Ma olen seda nagu lapsepõlves vaata näinud ja mul on nagu, et ei keri vaata mulle. Aga ma jõin, sest teised jõid. Ja samamoodi oli ka suitsetamine, kui oli klassiõhtu oli lõppenud ja siis me läksime nagu koju, on ju. Siis me ei olnud niimoodi, et ma oleks kõndinud ühel pool teed. Meil oli nagu niimoodi, meil oli rivi keset teed, kus me läksime ja siis suits käis järjest. Nagu keegi oli, kellel siis vanemad suitsetasid, olid siis võtnud kodust mingi paar suitsu, on ju. Ja siis ka see nagu tuleb, on ju. Siis annad nagu üle ja siis on mingi, Pirk, sa ei teegi suitsu. Mul on nagu, et ma ei taha, vaata. Proovi ikka, vaata. Ja siis on see, nagu siin on ka see vajadus kuuluda. See pressure on nagu nii suur ja siis sa ikka võtad selle mahvi. Mina rottisin ka oma emsilt ja papist suitsu. Sorry, Ei, mu ema teab. Emale, sorry, vaata. Ei, mu ema teab. Nagu, ega sellest ta pime polnud. Ega ma ühte ei rottinud. Ma ikka mõtlesin, et võtan näiteks 4. Ta ei näe maailma sellisena, nagu see on. Sa näed maailma läbi trauma, läbi kasvatuse, läbi hirmude, läbi soovide ja läbi egofiltri. Let that sink in. Läbi trauma, kasvatus, hirm, soovid, ego. Jaa. No tegelikult jah, läbi kasvatuse. Et see on nagu see, mis see on see, vaata, kus lapsed vaatavad sisse, vaata, seal on need erinevad. Jaa, mul ei tule ka see asja. Kaleidoskoop. See on reaalselt, sa näed maailma läbi selle kaleidoskoobi. Sa ei näe maailma niimoodi üheselt, et okei, ongi must. Maailma, nagu... mis on tegelikult nii karm, nagu kuidas sa nagu orienteerud, kui seal on nii palju erinevaid neid. Mustreid, värve, kõike vaata. Et ühel hetkel sa orienteerud nagu ühtemoodi, teisel hetkel teistmoodi. Ja siis ongi see nagu... Vahepeal see ongi tegelikult, vahepeal sa ju orienteerud läbi trauma. Täpselt. Vahepeal orienteerud läbi kasvatuse. Nagu see, mis sinule kodust kaasa anti. Ükskõik kui vana sa oled. Jaa. Sa võid olla 15, 20, 30, 40, vahet ei ole. Siia ma tooks kohe nagu ilusa näite. Mina nimetan seda, et see on jälle meie kogemused, meie tõekspidamised, uskumused, läbielamised, kõik see. Minul mingitel etappidel elus on need, vaata ma olen sulle ka öelnud, ma nimetan neid identiteedikriisideks, kus mul on reaalselt see, et ma ei saa aru, kes ma olen. Et see ongi see, kus ma olen nagu nii palju toimetan, nagu tervendan, nagu mingid traumad, asjad, triggerid on üles tulnud. Ja siis see, mida sulle on nagu peale ehitatud lapsena, hakkab nagu mõranema. Ja siis hakkad sinna ehitama vaata seda enda olemust. Ja see nii kaua, kuni see uus olemus ongi niimoodi, et sa tõmbad selle juurega selle taime välja, on ja sa paned uue seemne, aga see nii kaua ta on selline nagu on ja ei ole, vaata. Ja siis sa oledki nagu, sul ei ole juuri.
mina imetan seda selleks, et sul ei olekski nagu juuri ja sa ei saa aru. Sa ei saa aru, kes sa oled, sa ei saa aru, mis sa oled, sa ei saa aru, kus sa oled, miks sa oled, sul on nii palju küsimusi. Ja sul on segadus. Ja see on ka noortel tegelikult, vaata see mingitel eluetappidel näed, kus noored on ka, et ma ei saa aru, mida ma tahan, kuhu ma lähen, mida ma peaksin tegema, kes ma olen. Sul on nii palju küsimusi tegelikult ja kui sul ei ole ka kedagi, kellega saaksid rääkida, siis sa nagu, sa lihtsalt oled, kuni see ühel hetkel mööda läheb. Kui see nagu uus taim vaata kasvama hakkab. 2 inimest võivad kogeda sama olukorda. Üks näeb armastust ja teine näeb manipulatsiooni. See on nii hea. See on, Vot see on see, mis on nagu päriselt let that fucking sink nagu. Reaalselt. Kus ongi täpselt see sama, et sul võib olla üks ja sama olukord ja nagu ma ei tea, näiteks sa arutled kellegagi midagi, siis mina võin tuua väga, väga ilusa näite, et mul on partner, ma arutan temaga midagi ja see läheb nagu selline, ta ei lähe nagu emotsionaalseks, aga sa tunned, kuidas energia hakkab tõusma. Ta ei ole veel agressiivne ega mitte midagi, aga nagu sa tunned, et energia hakkab tõusma. Minu traumatriggerid on see, et oh my god, me tülitseme. Tüli, sellepärast, et minul on olnud eelnevate partneritega see, et oh my god, sealt tuleb tüli, minu peale karjutakse, mu hääl pannakse kinni, ma ei saa ennast avada, ma lähen ise lukku juba enne, lihtsalt see kaitserefleks vaata, et kui ma panen ennast lukku, siis siis ongi niimoodi, et ma ei räägi enam mitte midagi, onju. Ja siis mu partner ütleb mulle, et Pirks, me ei tülitse, me ei ole tülis, me arutleme, see on täiskasvanud inimeste diskussioon. Ja siis sa oledki nagu, et seesama, et on sama olukord, aga üks on ühtemoodi, teine on teistmoodi. Samamoodi näiteks, kui on see hoolivuse näitamine. See on ka, mis väga paljusid tegelikult trigerdab. Mina olen mega hooli, nagu mul on see see vist geen väga tugevasti sees. Ja siis osasid see trigerdab. Ja, et sa hoolid liiga palju vaata. Et sa ei ole mu ema ja siis ma olen nagu mingi, et jah, ma ei ole su ema ja ma ei võta isegi seda rolli ja ma oleksin su ema, ma lihtsalt hoolin ja ma armastan sind. Et see, et sa võtad seda sellena, siis on sinus midagi vaata. Jah. Mis on sama tegelikult, et sa näed ju mingid, oletame, sa näed mingit paari, näiteks oma sõbrannaga ja siis üks vaatab seda, et oh my god, nad on nii armas paar, vaata. Aga teine paneb näiteks tähele mingeid asju, mis on täpselt sama see, et nagu ta paneb kaugelt juba tähele, et kuule, et okei, et see mees nagu manipuleerib temaga. Sa näed, et ta läheb juba agressiivseks, ta paneb küünarnukid lauale, vaata, nagu läheb lähemale, vaata. Ja teine on mingi, mis sa head, ei, vaata kui ilus, armastavad, vaata kui ilus, võtta lõuast kinni, onju. Seda aru, et nagu igaüks nagu läbi oma kogemuste tegelikult näeb erinevat asja. See ongi läbi filtri. Ja, läbi filtri. See näebki enda, kõik need, mis siin oli, kasvatustraumad, triggerid, keskkond, kõik see, sest et mis on veel eriti lahe minu puhul, ma arvan, et vist sinu puhul ka, kui ma olen rääkinud, on see, et vaata, kui me nagu suhtleme meeste rahvastega ja siis ühel hetkel tüüp loeb sellest välja, me flirdime temaga. Saad aru? Ja siis ma olen alati nagu mingi, et oota, mida? Ja, aga tegelikult ja eriti, kui veel tuleb, see inimene tuleb nagu päriselt, ta ütleb sulle otse konkreetselt, et nagu sa flirdid minuga, sa oled nagu mingi, et ma ei flirtinud. Mul ei ole mitte ühtegi soovi ka. Nagu sul on juba see, et esiteks sa hoiad seda distantsi, nagu sa nagu lihtsalt see on conversation, see on jutu ajamine. Täpselt. Ja ka sinu see personality ja kõik tuleb välja sellepärast, et see ei ole inimene, kellega sa tahaks flirtida näiteks. Aga sa oledki lihtsalt ehe sina. Ja sa nagu lihtsalt räägid ja oled täiega mingi avatud, lõbus värki ja millegi pärast paljud nagu mehed nagu arvavadki, et sa nagu flirdid nendega, kui sa tegelikult lihtsalt
räägid nendega. Ja sa oled sõbralik ja sa huvitud sellest inimesest selles mõttes. Ma ei räägi seda flirdi mõttes. Näiteks tal on mingisugune, ma ei tea, ülihuvitav töö. Ja siis sa nagu räägid sellest ja sa küsid küsimus ja sa oled mingi, oh my god, see kõlab nii lahedalt, et sa mingi reisid palju ja ma armastan reisimist ja nagu, nii lahe, nii vinge, vaata, siis mingi, mul on korter seal, oh my god, see on täiega äge koht ju mingi või hakkab autodest rääkima. Whatever, et nagu see conversation läheb edasi ja sa ei flirdi, vaid sa päriselt nagu see inimene elab väga lahedat elu ja sa huvitud nagu sellest, et see inimene elab väga lahedat elu nagu. Ja sul ongi lihtsalt need follow-up questionid, et nagu see on lihtsalt uudisimu. Täpselt. Ja siis ongi jälle, kui sa lähed sinna spirituaalse vaimse tasandile, siis sa näedki, kui ebakindel see mees tegelikult on. Et nii, kui naine räägib temaga rohkem, huvitub temast rohkem, siis mehe jaoks on kohe, et ma meeldin sellele naisele. Ta flirdib minuga, see on kohe see ego boost, vaata. Ja siis oled nagu mingi, et okei, ma lihtsalt olin sõbralik. Jaa, et nagu... Ma lihtsalt nagu rääkisin, huvitusin sinu maailmast ja siis on kohe mingi, et sa flirdid minuga nagu, what the fuck? No minu puhul inimene saab kohe aru, ma flirdin. Jaa. Nagu ma elan sul seljas. Sul on näost näha seda, kuidas sa flirdid. Sul on nagu... Iga inimene flirdid täiesti erinevalt. Jaa, kõigil on oma flirti. Aga minul on nagu need pilgud ja need puudutused, vaata, siuksed nagu... Ma olen, siuke sa lähed, kui sa oled lähemal ja vaata siuke, et sa oled nagu, sa juba oled nagu siuke mingi, mingi. Sest minul on alati see, kui keegi tuleb, ütleb, et see flirdi nagu minevikus on olnud, et kus ongi, et sa flirtid, siis ma olen nagu mingi, et kallikene, sa pole flirtimust näinudki. Kui ma hakkaks flirtima, usun, sa saad kohe väga konkreetselt aru, et sa meeldid mulle, ma flirdin sinuga, nagu sa näed kohe ära. Sa saad kohe päriselt aru, seal ei ole enam seda, et oota, kas ta nagu flirtib? Sa näed mu pilgust ära selle nagu. Sa tunned mu fucking energiast juba ära. Paljud inimesed arvavad, spirituaalsus võrdub rumalus ja loogika võrdub kõrgem teadvus. See on suht... See on üks huvitav. Mõtlesin, kas nagu mõtlesime, et kas me paneme või paneme. Mul oli nagu mingi, et pigem ei. Elistats väga seda siia panna. Sest, et nagu mina leian seda, et loogika peaks nagu igal inimesel olema mingil määral. Jaa, võiks olla. Nagu loogiline mõtlemine võiks nagu olla igal inimesel olemas. Nagu päriselt. Spirituaalsus... Esimene episood, kes on spirituaalne inimene ja nagu me seal ütlesime, kõik on spirituaalsed inimesed, aga omal levelil. Täpselt. Sinna, kui kaugele sa oled läinud, jõudnud, oled, whatever, you do you, nagu me alati ütleme. Ja, täpselt. Omas tempos, kõik asjad, aga loogika. Ma tean, et seda ei ole kõigil. Paraku. Kahjuks mitte. Aga võiks olla nagu 100% kõigil olemas loogika. Et nagu loogiline mõtlemine. Väga paljud arvavadki, et kui sa oled vaata, et kui sa oled spirituaalne inimene, vaimne inimene ja kui sa tegeled vaata nagu selle sisemaailmaga, mitte ainult selle ego ja mõistusega, siis arvataksegi, et me oleme nagu need, nagu seal tollel ajal vaata, kui olid need lillelapsed ja... Hipid. Ja, et me oleme nagu hipid ja me paneme aineid ja mingi selline, et nagu siin ei toimugi enam midagi. Ja siis tegelikult on nagu, et siin ju ikka toimub. Muidugi toimub ju. Ega see ei ole niimoodi, et spirituaalsel inimesel enam nagu siin midagi ei toimu, sest et me oleme ikkagi jätkuvalt inimesed. No, täpselt. See on ka see, nagu, mida minult on nagu küsitud, et jah, et kuna sa oled vaata spirituaalne, vaimne, ega sinul ei ole ju muresid, sina ju ei nutta ja siis ma olen nagu mingi, et nagu, mida? Mul on emotsioonid. Ma ei ole emotsioonitu nagu. Kust on tulnud üldse nagu see arvamus, et kui sa oled spirituaalne vaimne inimene, siis su elu on kerge ja sul ei ole nagu emotsioone.
et sul ei ole kurbust, sul ei ole hirme, sul ei ole kadedust, nagu kõiki neid, et sa oledki nagu lihtsalt mingi fa-fa, näpud püsti, elu on lill ja kõik on nii tore. Et see on alati minu jaoks see väga huvitav nurk, et miks inimesed arvavad seda ja väga paljud inimesed tulevadki spirituaalse maailma tegelikult sellepärast, et nad arvavad. Ma arvan, et see ongi tulnud ju sellest, mis oli see hipides, need liikumised asjad ju vaata. See ongi nagu täpselt see, et see narko, kõik värgid, särgid vaata, et mingi my mind is so open vaata või mingi see teema. Ja see on kuidagi nagu kandunud edasi ka nagu jätkuvalt veel tänapäeva. Et ja siiamaani tegelikult ju väga palju, sa näed isegi ju vaata filmides, kus sul on see, et kui sa oled spirituaalne vaimne inimene, sa suitsetad kanepit. On ju? Vaata filmides. Ja filmides hästi palju on seda. Ja, et see nagu tuleb mega läbi. Nagu kanep aitab sul võib-olla nagu mingil määral jõuda mingitesse punktidesse, kus sul on vaja jõuda, sest ta avardab ikkagi sul nagu... No sul on üldse ju, seal on ka jahaška on ju, seal on veel teised mingisugused taimed, joogid, mida sa nagu kasutad on ju. Nagu jõuda mingi kirgema teadvuseni, mingi selleni. No jaa, et nagu muidugi kasutatakse mingisuguseid ürte nagu taimi ja niimoodi. Aga mitte igapäevaselt. Täpselt. See ongi see vahe. Mitte igapäevaselt. Tõeline spirituaalsus ei tähenda kristalle, pseudoteadust, reaalsusest põgenemist. Tõeline spirituaalsus tähendab teadvustada oma sisemist mehhanismi, märgata, miks sa reageerid, miks sa vajad kontrolli, miks sa kardad vaikust, miks sa vajad pidevat kinnitust, miks su ego kardab eksimist. See on sisemine vaatlus. Spirituaalsus ei ole, see sõna, spirituaalsus, su sõna on nagu sparkle, it's beautiful, sparkle, vaata. Aga tegelikult, kui palju sa pead tegema iseendaga tööd, vaatama otsa oma triggeritele, oma freaking traumadele, miks sa vajad pidevat kinnitust täiesti võõrastelt inimestelt, et sa oled ilus. Nagu, why? Et kas sa oled ise, näiteks üks küsimus jällegi, mis on minul see, et kas sa oled suuteline minema üksinda sööma ja sa ei tunne ebamugavust või piinlikkust? Kusjuures väga paljud ei julge. Mina julgen. Ja see ongi nii, enamus inimesed ei suuda üksinda minna sööma. Ja see ei ole ainult üksinda sööma minek, see on absoluutselt kõik kinno minek, üksinda kinno, üritustele, jalutamine, absoluutselt kõik asjad. Et sa ei ole suuteline veetma aega iseendaga. Siit tekib küsimus tegelikult, mõtle nüüd enda peale. Kui sina ei ole suuteline olema iseendaga, siis miks peaks keegi teine suutma olema sinuga? Täpselt. Mind blown tegelikult. Sest et minul on nagu see, minule meeldib see on see, millega ma ka vahepeal nagu olen, et kui tuleb jälle see inimlik ja see ego luup, kus ma nagu käin, kus tuleb see enesaletsemine ja see kriitika, ja siis ühel hetkel, kui pets on nagu mingi pirks, kuule, et äkki tuleme sealt välja ja siis ongi see, kus nagu pets õpetas mulle seda, kusjuures mu sisemine mees, vaadake palun meie sisemise pere videot, kus pets on õpetanud mulle, on küsinud, et kui sina oleksid iseendaga suhtes, sul oleks selline partner, kas oleksid õnnelik? Ja ma olen nagu mingi, jaa, täiega oleks, sest ma olen fun siis, kui on vaja ja siis, kui ei ole vaja. Ma olen täiega see, kes nagu haibib üles, täiega selja taga, et kõik need tõn. Ja siis sa tuled sellest luubist välja. Sest tegelikult nagu ma olen õnnelik. Mina tahaks ka iseendaga suhtlus olla. Ja me oleme sinuga vaata rääkinud ka seda, et kui üks meist oleks mees, imeline paar. Nagu reaalselt imeline fucking paar. Aga võtt. Pole. Kahjuks mitte. Nii, et see ongi see sama, et küsi iseendalt. Kas sa tahaksid olla iseendaga? Jaa. See on 100%. Sest et kui sul on see, et ei tahaks,
siis need on need punktid, kus hakka iseendaga toimetama ja muutma asju. Täpselt. Do some changes in your life, in your mind and in your soul. Ja mommies have spoken. Jep. Nii. Loogika ise on neutraalne. See on süsteem, mille abil saab teha järeldusi eeldustest. Aga probleem tekib siis, kui eeldused on valed või valitud selektiivselt. Kui keegi ütleb, ma olen selle otsuse läbi mõelnud, tasub küsida, kas ta analüüsis kõiki võimalusi või ainult neid, mis kinnitasid tema esialgset tunnet. Ja siin tekibki nüüd see, et kas ta tegi seda läbi ego. Täpselt. Sest kui nagu ongi see, et ma olen kõik läbi mõelnud ja siis keegi hakkab vaata küsima, tooma sulle mingeid teisi nurki ja sul on nagu, et ei, ma tean, ma olen kõik läbi mõelnud. Sa saad kohe aru, et see on ego tasandil tehtud tegelikult. Ja sa saad aru tegelikult, et ta ei ole mitte midagi läbi mõelnud. Ja samas, ma ütlen omalt poolt väga ausalt, kui palju kordi on olnud mul see, kus on vaja teha mingi otsus või valik või mida iganes. Ja ma mõtlen samamoodi enda jaoks nagu läbi, on ju, siis on näiteks lähiringkond, kes on ka mingi soovitavad ja see läheb vastu olla nagu sellega, mida mina olen mõelnud. Ja siis ma ikkagi teen ego tasandil. Selle otsuse, mida mina tahtsin teha, kuigi mingi osa minust ehk ongi see ego ja hinge ehk see südamevõistlus vaata. Ja ma teen ikkagi peas, kuigi ma oleks pidanud tegema siin. Ma teen selle ära ja siis ühel hetkel see tuleb hammustab mind persest. Ja siis ma olen nagu mingi, et kurat, oleks pidanud ikka tegema selle, aga ma ei ole enda peale vihane. Või nagu alguses olen, nagu pärast vaata ei ole, sest mul on nagu, et mul oli vaja seda teha. Minul on alati nagu see, et mulle ei saa keegi tulla või tähendab, nagu te võite tulla öelda, mida iganes on ju, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et mina teen otsuse. No täpselt see, et kui sina teed selle otsuse ja see asi hammustab sind pärast persest, siis sina vastutad. Mina vastutan. Sa ei anna seda vastutust ära, et näiteks kui sa oleks võtnud kuulda kellegi teise nõu või seda mis iganes, siis tegelikult me inimestena teeme seda, et sa oled mingi, kurat, tema ütles, et ma teeks, aga kui ma oleks teinud nii, nagu mina mõtlesin, siis see oleks toiminud. Siis see oleks mind niimoodi persest sammustanud. Aga sa ei tea tegelikult. Täpselt. Eks see ongi, et always you do you. Täpselt. Aga kui see tuleb ikkagi see, et lõppkokkuvõttes läheb ikkagi nii, nagu keegi teine oleks öelnud, siis vastuta enda eest. See oligi see, et see oli minu süü, et mina võtsin kuulda midagi. Et ma ise ei mõelnud seda läbi. Et see, et keegi teine ütles sulle, et tee midagi ja sa tegid näiteks seda, siis okei, võib-olla see inimene tõesti sa ei oleks pidanud kuulama teda, kuigi sa tead, et näiteks see inimene ei anna väga head nõu, on ju. Aga nagu lõpuks ikkagi sina võtsid selle otsuse vastu, et sina teed niimoodi, nagu tema ütles või sa teed niimoodi, nagu sina mõtlesid. Vahet ei ole. Ja kõige laedam on see, kui tulevad inimesed, et sa ei ole neilt nagu nõu või midagi küsinud ja siis nad tulevad, annavad sulle lihtsalt nõu. Lambist. Ja siis sa oled nagu mingi küsisin. Ja siis on veel eriti lahe, kui need inimesed, kelle nagu sa ei ole läinud küsima abi, nõu, midagi, nad tulevad, annavad sulle nõu. Mina teeks nii ja siis sa vaatad, et ma tean väga hästi, et sa oled olnud samas olukorras. Ei ole teinud niimoodi. Nagu see tuleb mulle ja siis mul on nagu, et aga miks sa tuled mulle ütlema? Kui sa ise seda läbi ei ole teinud. Kui sa ise ei tee seda. Näiteks seesama, toome väga ilusa, väga trigerdava näite, suhete lõpetamine. Inimene tuleb, ütleb sulle, tead, sa peaksid nagu lahku minema, sa võiksid lahku minna. Ja mis iganes seal põhjused on ja siis vaatad seda inimest, et sa oled nagu samas olukorras või sarnases olukorras. Aga sa ise ei lähe lahku. Aga sa ei lähe, et potato. Ja, et miks sa tuled mulle nagu ütlema, kui sa oled ise veel hullemas situatsioonis tegelikult. Et nagu make it make sense nagu. Nii, liigume edasi. Inimaju ei ole ehitatud tõe leidmiseks, see on ehitatud ellu jäämiseks. Kiired otsused ei tee õigeid otsuseid. Emotsioonid
ei tee õiget analüüsi ja kuuluvus ei tee objektiivsust. Ratsionaalsus nõuab pingutust, see tähendab oma uskumuste kahtluse alla seadmist, ebamugavuse talumist, võimalust, et sa eksid. Ja see on psühholoogiliselt valus. Tegelikult intelligentsus ei seisne selles, kui hästi sa argumenteerid. See seisneb selles, kui kiiresti sa suudad oma arvamust muuta, kui faktid muutuvad. See on sitaks hea. Sellepärast, et kui paljud raiuvad ikka enda asja, kuigi seal on, et nagu ei, see ei ole võimalik. Toon ilusa näite. Mr. T ta on hästi palju mul toonud näiteid oma töö juures, alles hiljuti oli ka, kus ta tõi, et kus on töö juures on vaja panna paika mingisugune suur masin, on ju, ja ta vaatab ära, et it's not gonna work. Et see ei toimi lihtsalt. Et nagu kõik füüsika, mis iganes on ju, et see ei tööta, see ei toimi. Ja siis on mingi vana papi, kes on mingi, et ei toimib, on ju. No, ja see papi jaurab, et jaa, see toimib. Ja siis lõpuks on see, kus Mr. T ütleb, et okei, me teeme nii, nagu sina tahad, meie ei vastuta. Ja papi on mingi, jaa, ei vastuta, mina vastutan. Ja lõpuks läheb ikkagi nii, nagu Mr. T oli juba algselt ära öelnud. Ja siis on mingi inimesel on mingi et nagu see ongi see, et proovi nagu vaadata ja päriselt nagu kuulata, et okei, sul on mingid omad asjad, on ju, aga samas sellel teisel inimesel võib olla nurk, mida sina ei näe. Täpselt, jaa. Et lihtsalt nagu kuulake. Sa ei pea seda võtma nagu omaks, selles mõttes mingi 100%. Aga samas on see, et sa ei tea ju, mida see inimene on läbi elanud. Võib-olla tal on olnud täpselt sarnane olukord või täpselt ühesugune olukord. Ta on selle juba läbi teinud ja ta räägib päriselt oma kogemus. Mis siis, kui probleem ei ole selles, et inimesed ei mõtle piisavalt, vaid selles, et nad mõtlevad liiga hästi vales suunas. Mis on jälle let that sink in, sest oi kui palju sotsiaalmeedias vaatan nagu alati neid mingeid videosid asju, kus sa oled nagu mingi, oh my god, mis su rullu, kus sa omadega oled. Ma just nägin siin mingi eile oli üks video, kus mingi intervjueerija intervjueeris inimesi ja küsis ühe nagu soliidses vanuses mehe käest, millises galaktikas me elame. Ja see soliidses vanuses mees ütles, me elame Samsung Galaxy 6. Ja sa oled nagu mida? Või siis see üks noor tüdruk, selles mõttes ta oli juba käinud läbi kõik põhikooli, keskkooli, mingi kolledžid, asjad, vaata. Peale seda videot mul tekkis küsimus, kuidas ta need kõik läbi oli teinud. Oli näiteks see, et jah, et kui me räägime nagu inglise keelt, et siis teistes riikides elavad ja maailmas elavad inimesed üldse aru, mida me räägime. Ja sa oled nagu mingi, et või see on, siis sellele jätkuks on ju veel see, et ma ei tea, kas on see sama tüdruk või, aga kus on see, et jaa, et aga kui ma lähen Euroopasse. Ja, täpselt see sama tüdruk. Et kui ma lähen Euroopasse, siis ma pean ju kõik vürtsid kaasa võtma, sest seal ei ole ju midagi. Saad aru. Ja siis sa vaatad ja sa oled, et oota, ma sain just nagu ma ei saa nagu mida? Või see, et elektrit samamoodi, et jah, et meil siin on elekter, aga seal ju ei ole elektrit, et kuidas nad elektrit saavad? Ja siis ongi nagu, et mis su roll, kuhu sa mõtled või kust kandis sa nagu oma mõtetega oled või ojuga või oma teadmistega. Et ometigi sotsiaalmeedia on ju nii suur koht, et sa ju nagu, sa näed ju inimesi nii TikTokis kui Instagramis, kes ei ole pärit ju ainult sinu sellest nagu riigist, või näed ju inimesi ülest terve maailma. Kuidas nagu kohale jõuavad? Ilmselgelt neil on elekter. Kui nad ju nagu kasutavad telefoni, et ennast filmida. Täpselt. Ja neil on olemas nutitelefonid, nagu kõik asjad nagu päris huvitav suunta mõtlemisel.
jutumärkides siis kõige ohtlikum inimene ei ole rumal inimene. Rumalat inimest on lihtne märgata. Kõige ohtlikum inimene on intelligentne, karismaatiline, emotsionaalselt katkine ja veendunud, et ta on moraalselt kõrgem. Let that sink in. Sest et see on tegelikult üks ohtlikumaid. Sest et siia sisse me saame tuua selle episoodi, kus me rääkisime nartsissistidest, psühhopaatidest ja sotsiopaatidest. Kõrgelt intelligentne ja vaata karismaatiline ja kõike seda vaata. See, kuidas nad oskavad manipuleerida, teha ennast paremaks, targemaks, nagu see, et sa lihtsalt vaatad seda inimest. Ja nad suudavad välja noppida sinult mingid asjad, mida pärast sinu vastu ära kasutada. Niimoodi, et ise ei saa isegi aru tegelikult. Sellised inimesed alustavad kultusi, manipuleerivad masse ja õigustavad vägivalda. Usuvad, et eesmärk pühitseb vahendeid. Need on ju vaata need, kes need on igast mingite kaltide ja sektide. Mansonid asjad ilusasti tuua siia. See on crazy tegelikult. Et kuidas nad suudavad ära manipuleerida suured massid inimesi tegelikult. Sest et mõelge korraks on ju ajaloo peale. Kes, millised inimesed on alustanud näiteks kultusi asju? Ja kas need on rohkem olnud meeste või naiste seas? Lihtsalt olge ettevaatlikud. Nagu sa just ütlesid ka, et ajalugu on neid täis. Kõige hirmutavam osa. Nad ei näe ennast kuidagi pahalasena. Mitte keegi ei usu, et tema on kuri. Kõik usuvad, et nemad päästavad maailma. Sest et nad suudavad luua oma kultustes asjades ka selle, et me päästame, me oleme. Kõik, kes on väljaspool meid, on pahad, meie siin. Ja eriti on veel see, kui nende kultuste sees on ka lapsed või nende kultuste seest nagu sünnitatakse lapsi. Tehakse järglasi. Jah, tehakse järglasi. Kes juba kasvavad üles tegelikult selle mentaliteediga. Selle sees. Ja kui raske on sealt välja tulla siis, kui sa oled kasvanud üles. Aga samas, ma toon siia, mulle meeldib hullult vaata see, et tekitada nagu küsimusi. Me räägime kultustest, on ju. Siin praegu see teema on ju, et on kultused asjad ja selle sees ja sealt välja tulla on mega raske. Aga samas ka emotsionaalselt, hingeliselt, füüsiliselt, finantsiliselt ja kõikides nendes elementides vägivaldsetes suhetes olemised on ju samamoodi kinda kultus, sest sa oled selle sees. Ja samamoodi sealt välja tulla, terveneda, ennast leida ja tegeleda fucking tagajärgedega, mis selles suhtes ehk siis selles kultuses sees olles hakkas sinuga juhtuma. Sa pead sellest välja tulema. Ehk tegelikult on täiesti haige mõelda, kui palju seda sama energiat, mis on kultustes, on tegelikult suhetes. Et see ongi see, et osad või paljud inimesed kardavad vaata mingi alapüramidskeemid ja mingid, et need sektid ja asjad on ju, aga tegelikult sa ei pea isegi kaugelt ju otsima, et sa võid vabalt sattuda suhtesse, kus sa juba oled ju selles kultuses tegelikult sees, kui sa piisavalt hästi paned tähele. See on nii sujuvalt, sest et sa täpselt nagu kultustesse ka, kui sind sisse süüakse ja ka suhetes, väga toksilises suhetes on see, et sa hakkad vaikselt. Ja sa ei tule kohe nagu bäng. Sa ei pane tähele, kuidas sind muudetakse. Ja kultustes on samamoodi. Ja ka kohe ei tulda siin mingi, et sulle tehakse mingi ajupesu mingi päevade, kuude või nädalatega. Ja samas minul tekib nagu alati küsimus nagu, kes iganes sa vaatad. Ja räägin just nagu, see küsimus läheb just sulle. Panen isegi natuke selle. See küsimus läheb sulle, kes sa oled selline sitapea. Kuidas sa viitsid aastaid mõjutada inimest või inimesi? Kas sul ei ole oma ajaga mitte midagi parem? Jaa, aga siis tekib järgmine küsimus, et miks sa üldse teed seda too? Et nagu, mida see nagu annab sulle? Ei, see annab sulle enesekindlust, see annab sulle egopaitust, see annab sulle seda, mis sul lapsepõlves ei saamata, see annab sulle väga-väga palju asju, aga
why the fuck, sa ei vaata endale otsa ja sa ei tegele iseenda sisemaailmaga, oma traumade, oma triggerite asjadega. Jaa, aga enamus ajast need inimesed on ju üldse mingid hingatud vanad. Pole hinge ju millega tegeleda üldsegi. Nii et putsis. Ja nüüd natukene tõsisem teema, mis me siin oli, et haiguste hingelised põhjused. Maailmas aastal 2022 diagnoositi ligikaudu 20 miljonit uut vähijuhtu. Samal aastal suri vähki umbes 9,7 miljonit inimest. Hinnanguliselt haigestub elu jooksul vähki umbes 1 inimene 5. Kõige sagedasemad vähivormid maailmas on kopsuvähk, rinnavähk, jämesoole ja pärasoolevähk ja eesnäärmevähk. See on wild. Maailmas 1 inimene 5 haigestub vähki. No, ja meid on mingi 8 miljonit või? No, crazy ju. See on, ma ei tea. Just kui ma seda skripti panin, siis, mis minul tekitas tegelikult nagu küsimuse, on see, et kui tõin ka välja siia need, mis on kõige sagedasemad. Ja mul oli see, et aga kus on emakakaelavähk? Sest et minu arust nagu ma kuulen söögi peale ja söögi alla emakakaelavähk. Ja seda ei ole. Ei ole maailmas, ei ole Eestis ka. See ei ole nagu see kõige sagedasem, vaata. Mis on nagu nii huvitav. Sest et mis me Eestis kuuleme? Me kuuleme Eestis on rinnavähk. Seda me kuuleme väga-väga palju. Mis veel? No kuigi on ju need uuringud, nii emakakaela kui ka rinnavähi uuringud, vaata, et mingites teatud... Need aastad, me soovitame, palun minge. Päriselt, palun minge. Nii, Eestis registreeriti aastal 2022 9196 uut vähijuhtu. Meestel 4563 ja naistel 4633. Sagedasemad vähid Eestis. Meestel eesnäärmevähk, nahavähk, kopsuvähk ja naistel rinnavähk ja nahavähk. On ka see, et palun minge kontrollima sünnimärke. See mingi aeg oli, kus oli väga-väga popp, kus siin Instagram Eesti omas nagu väga palju oli, kus nagu siis nii-öelda kuulsad inimesed siin Konnatiigis läksid nende sünnimärke kontrollima. Lihtsalt hoidke ennast. Ja nüüd väike see, mis nagu lööb Eesti. Ja miks siin on aastal see 2022 muurisin ka seda, on see, et statistika tuleb hilinemisega. Et praegu ei ole veel teada 2025-2026 statistikat, sest et see tuleb hilinemisega. On ainult aasta 2022. Okei. Mis ma leidsin? Nii, keskmise inimese eluaegne vähirisk Eestis. Tõenäoliselt on see umbes 35–45% ehk ligikaudu 1 inimene 3 kuni 1 inimene 2 saab elu jooksul vähemalt 1 vähidiagnoosi. Letetsin kin, sest kui ma seda kirjutasin, mul oli reaalselt mind blown. Ja, see on nagu päriselt mind blown. Sest et see on crazy. Ja me räägime nagu Eestist. Ja, mis on niigi väike. 1 inimene 3 kuni 1 inimene 2. That's wild. See on nagu, et sa nagu mine välja hakka lugema. 1, 2, 3, sina saad vähidiagnoosi. 1, 2, 3, sina saad vähidiagnoosi. Noh, kui me oleks siin 3 inimene, siis ühel meist oleks vähidiagnoos. Ühel meist oleks vähk. Me saaksime vähemalt 1 vähidiagnoosi. Ja see on ka see, kui see on jälle see statistika selles mõttes, et kui sa käid arsti juures ja kõik, ja sulle tehakse neid diagnoose ja protseduure ja mida iganes, aga samas siia ei ole ju sisse võetud ju neid, et need inimesed ei käi. Ja, kes ei käi, jah. Ja samamoodi on ka see, et see tervise halvenemine ja need asjad on just nagu see tõuseb vanusega. Jaa, mida vanemaks sa saad, seda nagu suurema tõenäosus on, et sa saad mingisuguse vähidiagnoosi. Ja seal oli ka need tegurid, oli näiteks liigne ülekaal on ju, suitsetamine, sõltuvused, kõik see keskkond, kus sa oled, mida sa sööd, absoluutselt kõik. Nii, ja siis räägime
haiguste hingelised põhjused. Tõime jah selle natuke selle statistikaga siia just nagu vähi koha pealt, sest et see on ikkagi väga laialdane ja suur teema, mis siin praegu ise ka kui see on kusjuures nagu üks suurimaid surmapõhjuseid haiguste hulgas on vähk. jah. Nii, haiguste hingelised põhjused siis kõri, välja rääkimata asjad, nohu, puhastus, solvumine, kõrvad ei kuula ega kuule. Ehk ongi, et need inimesed, kellel on kõriga probleemid, ongi see, et sa ei räägi tegelikult välja, mis sinu sees on. Näiteks sul ongi kurk valutab kogu aeg, sul on köha, sul on hääl pidevalt ära või su hääl murdub mingitel momentidel, kui sa hakkad midagi rääkima. Ja pange tähele, see on see asi, mis nagu mulle meeldib, kui ma käin nagu väljas ja ma vaatan inimesi ja ma vaatan, kui nad nagu räägivad ja siis nad nagu neelatavad ka, vaata käib see ja siis on mingi, okei, mida sa seal nüüd alla neelasid, mida sa öelda, et ja see on jälle, need on meie uskumised, meie asjad, et minu on alati niimoodi, et kui ma ise olen haige või kui ma vaatan, et mu lapsed on haiged, siis mul on alati mingi, okei, mis seal taga vaatan. No ma ei tea, ma olen vist kogu aeg kas puhastun või solvun siis, sest mul on kogu aeg nagu. Kräppi. Mul on kogu aeg igast kräppi tuleb vist, et ma olen kogu aeg solvunud, ma vaatan, või siis puhastun. Nagu näiteks kõrvad on ka see, et lapsed lastel vaata on kõrvapõletikud asjad. Neil on hästi tihti need. Ja sellepärast, et nad ei taha kuulda neid tülisid, seda paska, mis kodus toimub. Mida rohkem sul kõrvapõletik on, seda rohkem nagu. Sellepärast, et lapsed on reaalselt nagu see kõige ilusam näide, kus sa näed ära, mis kodus toimub. Kõrvapõletikus ja nohu või kõri, siis on nagu. See on kohe aru saada. Pekkis on. Peavalu, kui inimene ei tunne ennast täisväärtuslikuna. Migreen, inimene tahab olla täiuslik. Eksimatu, liigne enese piitsutamine. Ja see migreen on üks tänapäeval, praegusel hetkel üks tõusvamaid. On ja. Migreeni on hästi palju, et kuuled, et mul on migreen. Mul on täna jälle migreen, vaata, ma ei tea, mis toimub. Ja peavalu on ka see ülemõtlemine, kus sa nagu kogu aeg kerid ja kerid. Sa ei saa magada normaalselt. Sul on kogu aeg on pinge. Mina vist siis. Mul on peavalud praegu kogu aeg. Pinge sul on? Ma ei tea, ma olengi pingeline inimene. See on nii tore, et me toome nagu ka iseenda mingeid asju, et mingi vahepeal, siin eelnevates episoodides ka, et ma tean küll, et mingite asjadega nagu peaks tegelema ja asju ja kõike, aga samamoodi ka, et me oleme ka nagu inimesed, et ei ole need üdini, ma ei tea, see spirituaalsus ja kõike vaata, et me oleme nüüd nii perfektsed või et meil ei ole probleeme või et meil ei ole nagu muresid või neid, et ka me ei tegele 24/7. Et paraku see ongi see, et see elu tuleb vahele. See elu, mida sa elad, see töö, vahepeal on lihtsalt see, et sa nagu päriselt, sa tahaks lihtsalt olla. Istuda, ma ei tea, vaadata mingit telksi ja lihtsalt teha girl dinnerit nagu. Ja that's it. Et sa lihtsalt lülitad ennast täielikult välja ja sul on see peavalu ja sa paned siia otsa ette mingi õli või sa võtad valuvaigistit ja sa lihtsalt tahad mingi tead, lasta täna olla, ma ei jaksa sellega täna üllata. See ongi see, et I'm done nagu. Sest mina ütlen kohe ära, minul on migreenid. Ja siis kui keegi räägib peavalu, mul on nagu, et oh my god, kuidas ma tahaks, et mul oleks peavalu, mitte fucking migreen. Sellepärast, et mina olen nagu nii harjunud. Mul ongi reaalselt see, et mina olen harjunud juba migreenidega, sest mul on migreenid olnud mingi 14 aastat äkki või? Ja, aga kui sul on võtta migreen on ja, siis seal on 3. Milline sinul on? Kõik jah?
loomulikult ma tahan olla täiuslik, see on ka see, mis siia juurde tuleb kohe, on see, et ma olen mega kärsitu. Ma tahan kohe praegu olla täiuslik, teha õigesti, teha hästi, olla nagu optsioon ja... Aga mis on täiuslikkus too? See, et ma eksimatu, mis on see järgmine? Ma tahan olla see perfect inimene igas olukorras, iga inimesega, suhtes, töö juures, sõprussuhetes, nagu igal pool. Ja aga Kalja, kas on nagu... See tähendaks seda, ma peaksin olema hingetu inimene. Ja samamoodi, kas sa tead, et see on goal, mille nii paraku ei mina ega sina ega ka enamus inimesed päriselt ei jõua nagu. Sest et minu jaoks ei ole olemas täiuslikku inimest. Ja ei saa kunagi olema. Mulle meeldib see, ma ei mäleta, kus see quote on tulnud, aga et sa oled täiuslik täpselt oma ebatäiuslik. Täpselt. Sest et minu jaoks lihtsalt nagu, sa võid olla täiuslik iseenda jaoks, aga sa ei ole täiuslik kellegi teise jaoks näiteks. Mina olen täiuslik iseenda jaoks täpselt sellisena oma vigade, oma eksimuste, oma ennast piisutamist, oma kõikide whatever asjadega, oma traumade, triggerite, egoga. Mina olen enda jaoks täiuslik. Seal hakuki vaata see, et nagu, vaata, ma olen sulle ka öelnud, kui ma võtan ära selle välisplausti, ma olen rahul kusjuures selle, kes ma olen. Aga nii, kui sa paned juurde selle plausti, ja see on see, et näiteks see, kuidas ma hoolin ja kuidas ma räägin ja kuidas mul see lapselikkus tuleb välja kõik see, ja siis on need minu nagu lähedased inimesed, kes on nagu, et kuule, nagu ma triggerdan neis, vaata mingeid asju, mis omakorda nagu mina võtan selle peeglina, et oh my god, ma tegin valesti. Aga see on täpselt jällegi see, et nagu, aga miks sa triggerdud, nagu kui inimene triggerdub, siis see on ju nagu tema probleem, millega tema peaks tegelema, mitte see, et see on sinu probleem, millega sa peaksid tegelema. Ma arvan, et siin tuleb mängu see, et kui paljud inimesed tegelikult endaga tegelevad. Väga vähe. Eks sa oledki sellega, sest mina tean seda ja vot selle mina olen enda puhul täiesti aktsepteerinud. Ma triggerdan inimesi ja kõige haigem on see, et ma ei tee seda ei teadlikult ega tahtlikult. Ma lihtsalt räägin, ma esitan mingeid küsimusi ja inimene on juba triggeris. Kas sa hittisid naela peal pihta? Jaa, mingi hetk ma ütlen päris aastat, ma vihkasin ennast. Et jälle tuli mingisugune tüli või jälle keegi süüdistas mind, ma ei tea, mingi, et sa oled bitch ja sa oled, ma ei tea, mingi cold-hearted ja ma ei tea, mida iganes. Ma olin nagu mingi, mida ma tegin? But sometimes we are bitch ja sometimes we are cold-hearted nagu ja see on täitsa okei nagu. Silmad. Inimene keeldub midagi nägemast, kas endas või oma elus. True that. Õlad. Kelle koormust kannad enda õlgadel ja miks? Nende silmadega ja on täpselt see sama. Vaata enda ümber, vaata ennast, vaata enda ümber inimesi, kes kannavad prille. Nad ei taha näha, mis tegelikult toimub. Ja minu jaoks on alati nagu jälle toon lapsed siia, kuna mul endal lapsed, mul on väga hea nagu tuua nende laste võrdlus. Kui lapsed juba väiksena kannavad prille. See tõru mul on alati nagu mingi, oh my god, mis teil kodus toimub? Mida sa juba väiksena ei taha näha? Kas endas, oma peres, oma mingites suhetes, mis seal peres toimub, et see on crazy tegelikult, kui paljud kannavad prille. Jaa. See on päris palju, see on ikka väga palju naturaalselt vananedes niikuinii see silmanägemine nagu paraku läheb nagu alla vaata. Ja samamoodi õlad. Jaa. Et kui sa ise ka vaata vahepeal tunned nagu mingi, et oh my god, nii pinges on. Jah, mina praegu. Siis kohe nagu mõtle, et mis koormus. Mina kannan enda koormust. Ja ka teiste koormust. Töö koormust. Töö on paraku siuke, mis ikka korralikult sundasendid ja asjad, et neid on tunda käed ja õlad ja selg tegelikult, et need on need ja kael, et need tulevad. Kaelaga on ka kusjuures mu siia ei pannud, aga kui me juba
kaelast ja sellest ka räägime, siis et kui sul on kaelaga probleemid, siis on kangekaelsus. No seda ma olen, jah. Seda ma olen, kangekaelne ma olen küll. Kui mul on oma mingi asi, siis ma olen nagu siht on silme ees. Et ma ei võta kuulda. Keegi ei suuda. Ei, ma olen see, et nagu ma võin näidata, et mingi okei, ma kuulan, aga tegelikult see on lihtsalt nagu üle pea. Ta näeb mu näost ära, et seal on need tahvikesed käivad peas. Et tegelikult ma võin sul otsa vaadata, aga sa näed, et nobody's home nagu. Jep. Nii, jalad kannavad meid mööda elu. Kui jalgadega on probleemid, näitab see, et on hirm edasi liikuda. Astma. Inimene tunneb, et tal pole õigust hingata. Astmahaiged lapsed võtavad tavaliselt süü enda kanda. Mõnikord aitab elukoha vahetus, perest eemale saamine, aga tulevikus võib lihtsalt astmahoog ikkagi korduda. Mul oli astma kunagi. Alates 2. või 3. eluaastast saadik või? Ja tiinekana tegelikult kuskil mingil hetkel nagu ala siis kasvasin välja. Ja ma arvan, et mul võis olla tõesti see, et inimene tunneb, et tal pole õigus hingata. Ma arvan, et... Ma mõtlen, minu jaoks on nagu hästi huvitav on nagu see, et mul on alati olnud hästi selline pinnapealne hingamine, vaata. Et kui on need mingid hingamisharjutused või mingid asjad, mina ei oska mitte kunagi mitte midagi teha. I don't understand. Ja siis ma mõtlen, et see on nii huvitav, et tunneb, et tal pole õigust hingata, aga mul ei ole astmat. Jah, aga astma on see, et näiteks mina hingan hästi sügavalt sisse, sest et ma tunnen, et mingitel hetkedel mul piisavalt õhku ei lähe tavalise hingamisega kopsu. Et see on see, kus ma olen õppinud ära selle, et vaata, sa hingad rinna kaudu või sa hingad kõhu kaudu. Ja. Sina on see, et sa hingad see pinna peal, et sa hingad selle rinna kaudu, aga mina hingan hästi palju nagu pigem kõhu kaudu. Vähk, sügav ja kuhjunud solvumine, mis sõna otseses mõttes hakkab sind sööma. Kasvajad, emakas, munasarjades ja nii edasi on sellest, et naine tassib terve elu kaasas emotsionaalset valu löögist nende naiselikkuse pihta ja kannab seda seni, kuni tekib kasvaja. Crazy. Ehk vähk ongi see sama, mis siin oli solvumistunne. Sa kogud kõik enda. Sa kogud oma emotsioone kõik enda sisse, sa ei räägi kohtades, kus sa võiksid teha seda. Samamoodi, just see emak, nende teema ongi tegelikult see, et mis teha. Naiselikkus. See on see naiselikkus, kõik need, kui sa räägid, kõik see, et kellel, kuidas naiselikkuse pihta on nagu löödud, kõik need reip, ahistamised, jälitamised, kõik need asjad, et need on nagu siuksed veits karmimad, aga samamoodi kõik need alavääristamised, kõik siuksed asjad, ja see hakkab sul lihtsalt koguma siia. Et siin ongi, et kuna me ütlesime ka, et ära hoia kinni vabasta, siis tegelikult nagu ongi sama teema, et kui sa tunned, et sul hakkab nagu haigus tulema, tunned vaata need sümptomid ära, siis ära pressi vastu. Lase voolata lihtsalt, lase sellel olla, sellepärast mida kiiremini sa lased nagu vabaks, seda kiiremini tegelikult see jama tuleb sust kõik välja ja seda kiiremini saab läbi. Samamoodi toome siia ka ilusa näite, just ma ei pannud siia neid õnnetusjuhtumeid ja draamasid vaata, aga on samamoodi, et kui sa nagu enda peas oled mõelnud, tahaks puhata, aga ei ole aega. No lihtsalt ei ole aega. Nii palju asju vaja teha kogu aeg. Ja sa kogu aeg nagu kerid, siis kallikene universum ühel hetkel teeb selle sinu eest. Ja ta tekitab sulle kas mingisuguse põletiku, mis ei ole enam lihtsalt puhastus ja lihtsalt haigus. Ehe näide. Kõige karmim. Luumurrud. Ehe näide põletikus rääkides eelmine aasta augustikuus mul oli täiesti lambist 5 päeva ütti palavik. I had no idea, mul ei olnud ei nohu, ei köha, mitte midagi, lihtsalt palavik. Hommikul ärkad üles, pole palavikku, päeva peale tekib palavik, lihtsalt palavik. Nagu ei mitte midagi muud,
lihtsalt palavik. Ja ma ei saanud terve tööd magada, ma kohe kigistasin, mul oli ülipask olla ja ma olingi lihtsalt, et what the hell nagu. Ja see kestis 5 päeva. 5. Ja ma mõtlesin reaalselt, et nagu I can't anymore. Et ma mõtlesin, et ma lasen selle lihtsalt nagu minna. Ma ei saa, ma tõmbasin kõne perearstile ja ma olin mingi, tead, anna mulle lihtsalt antibiotsi nagu, sest ma ei suutnud enam lihtsalt kannatada seda. Need traumad, mis mul on terve elu olnud. Mul on väga palju traumasid, näpulumurrud, kõik asjad. Kõik on alati vasakul käel olnud, eriti kui ma koolis käisin. Ma olen vasakul käeline. Kõik olid vasakul käel. Nii et ega ma väga koolis ei saanud käia siis ju. No, kui sa kogu aeg mõtled, et mul oleks kukst ja ma ei jõua ja sa ketred, et kui sa ise ei tee, siis universum teeb see sinu eest. Ja nagu öeldakse, always be careful what you wish for. Sellepärast, et päriselt universumil on huumor ja isegi kui sa teed nalja, siis see nali võib väga kiiresti teoks saada. Me oleme mõlemad seda kogenud iseenda nahal. Nii et jah. Räägime enda kogemus. Nii et olge ettevaated. Be careful what you wish for ja selle mõttega me täna siis selle episoodiga lõpetame. Aitäh teile, et kuulasite ja vaatasite meid. Likeige ja subscribeige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis, Spiritual Moms podcast ja kuulake meid ka Spotify'st ja pange meile 5 stärni, et me jõuaks inimesteni, kelleni me veel ei ole jõudnud. Ja samuti check out meie Patreoni. Sinna me vaikselt hakkame lisama teistmoodi, et rohkem siuksed behind the scene ja what's cooking kind of vibe. Natukene ka blogi laadsemaid videosid. Nii et stay tuned ja bye!